Patritsi Nikeforos ärkas enda luksuslikku palekodusse Konstantinoopolis, kui kauged karjed ja suitsupilved tähistasid Nikamässu algust Justinianuse valitsuse vastu. Ta jälgis õudusega, kuidas rahvahulgad kogunesid hipodroomi ümber, nõudes keiser Justinianuse tagasiastumist, samal ajal kui mässajad skandeerisid. Kui mäss levis üle linna, kogunesid aadlikud salajasele kohtumisele, et arutada, kas toetada keisrit või ühineda rahva rahulolematusega, kuna mõlemad valikud kätkesid endas suuri ohte. Kui Justinianus kaalus põgenemist, oli see tema naine, vapustav keisrinna Theodora, kes kuulsalt teatas: hipodroomi veresaun, kus Belisariuse juhitud keiserlikud väed tapsid üle 30 000 mässaja, jättis Nikeforosele sügava trauma, kuna ta nägi oma kaaslinlaste hävingut. Aastate möödudes aitas Nikeforos linna taastada, teades, et Nikamässu järgselt ehitatud uhke uus Hagia Sophia kirik oli nii Justinianuse suurejoonelise visiooni monument kui ka mälestusmärk neile tuhandetele, kes hukkusid linna veristel tänavatel.